Sõna on IT-kolledži rektori kohusetäitjal härra Peeter Loorentsil. Austatud kohalviibijad, eriti austatud lõpetajad. Ma tõesti austan teid ja ma olen siiras neid sõnu öeldes. Te olete lõpetamas väga veidral ajal, kui kool muutub ja maailm meie ümber muutub viimane päris jubedal viisil. Aga seda maailma ei ole mitte kogu aeg olnud ja teie olete selle maailma võib-olla vanima tegevusvaldkonna esindajad. Teate, ma vältisin sõnu vanima elukutse esindajad, sest väga paljud hakkaksid itsitama ja mõned teised ütleksid fui. Aga mul on tõsine põhjus, et nii öelda, mitte fui, vaid oi. Aga kas tõesti? Ja ongi nii. Väga paljudes selle maailma pühakirjades, meie kultuuriruumis vast ühes olulisemas pühakirjas nimelt Piiblis, leiate Moosese 5. raamatust vist sõnad. Pandid tähele, sõnad. Ja mis seal on nendes sõnades? Kõigepealt oli sõna. Saate aru, maailm hakkas pihta millest? Informatsioonist. Teie tegelete informatsiooniga. Teie tegelete maailma vanima valdkonnaga. Te tegelete sellega, millega alustas Jumal, sest kõigepealt oli sõna. On teisigi jumalikke asju teie tegevusvaldkonnas, kas või see, et teie tegevuse, lubage öelda, matemaatiline alus on ju digiasjad, ehk siis see binary digit, 0 ja 1, signaal on, signaal ei ole. Ehk sellegi kohta on ju pühakirjas ühte ja teist olemas, sest mida vanajumal tegi, lahutas pimeduse valgusest, maaveest ja nii edasi. Toimus selline binaarsete tehete teostamine. Need olid ühed esimesed asjad, mis kaasnesid maailma loomisega. Teie tegelete sellega edasi. Te loote ka seda maailma, seda digimaailma. Te arendate seda ja see on fantastiline. See on fantastiline, et te olete oma stuudiumi läbi käinud, et te olete trotsinud kõiki neid raskusi, võib-olla neid muresid ja halbu enesetundeid, kui ei ole võib-olla need asjad kõik nii läinud, kuidas te eeldaksite, kuidas te ootaksite. Aga te olete ära teinud selle. Ma näen neid nägusid siin, tõsi küll, vastu prožektorid raskelt on neid näha, aga ma aiman, keda ma olen eriti palju näinud ja eriti kaua näinud ja mul on teie üle eriti hea meel, et te olete isegi mind vastu pidanud ja olete praegu siin saalis ja võtate vastu selle kooli diplomi, 15. lennu diplomi. See 15. lend on mõnes mõttes nagu ülemineku produkt. Ühest küljest võib-olla teil on mõnelgi mõte, et oleks veel natukene kannatanud, oleks saanud siis juba ülikooli diplomi. Aga teate, ega sellel meie kooli diplomil ka väga häda ei ole. Töö on mind viinud mitmetel kordadel üle lombi ja üle mandrite Ameerika läänerannikule, küll San Diegosse, küll Stanfordi ja Stanfordis on maailma üks kõige mainekamaid ülikoole. Ja seal ühe meie valdkonna tipu Grigori Mensi kabinetti sisenedes ma nägin, uksest sisse tulles, seal seisis raamatu riiulis ja teate mitte niimoodi raamatut, kuidas on, niimoodi selg teie poole, vaid ta oli niimoodi. Ja teate, mis raamat see oli? See oli keel ja loogika. Ma ütlesin, et mis asja sa sellega teed? Eestikeelne raamat, ega sa ei loe seda? Ta ütles, ei, siin on valemid sees ja tead, mis ma sellega teen, ütles professor Mints. Kui siia tulevad mulle külalised, see oli Stanfordi ülikool, ta ütles, aga näe, vaata, mille järgi Eestis ühes koolis õpetatakse. Vaata, mida neile seal õpetatakse. Nii et teie võite tunda uhkust, sest asjad, mida te õpetate, mitte ainult need teoreetilised, vaid eelkõige ka need praktilised asjad, millega te olete tööturul oodatud ja nõutud. Need on just teie kaasavara. Ja selle kohta ma tahaks teile öelda ühe sõna, mida ma olen korduvalt kuulnud EBS-is, Estonian Business Schooli asutajalt ja kauaaegselt juhilt professor Madis Abakukelt, kes ütles, et teate, me oleme kokku aheldatud teataval viisil ja seda väljendab jällegi, pange tähele sõna. See sõna on edu. Jätke see sõna meelde.
Ja milles selle ahela roll seisneb? Geniaalne, ma ütleks, tubli Habakuk. Selle ahela roll seisneb selles, et kui teie koolil läheb hästi ja see kool on mainekas ja see maine on tugev ja tõuseb, siis teil on tööjõuturul minekut. Teid hinnatakse selle järgi, et te olete heas koolis omandanud oma hariduse, omad oskused, teadmised, vilumused. Kui teil läheb hästi, siis läheb ka koolil hästi, sest siia kooli tullakse siis meelsasti õppima, teades, et sellest koolist saab sellise hariduse, millega elus hätta ei jää, millega jõuab hästi edasi. Nii et me oleme teiega kokku aheldatud, meeldib see või mitte. Aga selle lahel on ka võib-olla teistsugune võlu. Võib-olla te leiate ka tee tagasi, sest vanasti öeldi, enne 5 aastat on lõpetamata kõrgharidus. Jah, nii et asi on veel väärt seda, et lõpetada. Teie ees on võimalused õppida magistriõppes, teie võimalused on õppida võib-olla ka doktoriõppes. Eks elu näitab, sellepärast et infotehnoloogia valdkond areneb, aga areneb ka kahjuks sellesse suunda, kus kõik see, mida me võiksime väljendada sõnaga rutiin, ehk mingite teadaolevate tegevuste, võib-olla väga komplitseeritud tegevuste, algoritmeeritud tegevus ja ärategemine läheb inimese käest ära. Varsti ei ole bussijuhtidel midagi teha, varsti ei ole väga paljude erialade inimestel midagi teha ja paraku varsti ei ole ka tavalistel koodikirjutajatel midagi teha. Seesama professor Grigori Mints pani alused kunagi koos Enn Tõuguga, kes on meie mees, sellele, et nii läheb, uskuge, nii läheb. Seetõttu teil tuleb olla veelgi jumalikum, kui te seni olete olnud ja leida endale ka IT-valdkonnas rakendust loojana. Saate aru, suured tähed, loojana. Te peate looma midagi uut. Loomine on see, mis hoiab teid nagu värskena ja vajalikuna ka selles digimaailmas, selles IT-maailmas, mille te ise ka loote ja loote ka sellega seoses endale toidukonkurendi. Midagi pole teha, elu on julm, maailm on julm. Te peate lihtsalt olema targad. Ja sellest tarkusest, mis teil on, jääb varsti väheks. Ja sellest tulenevalt selline sõna nagu haridus tuleks natukene teisendada, selle pehme tee asemel tuleb panna kõvad tee, haritus. Ja see on asi, mida te vajate kogu oma elu vältel. Me oleme teinud teiega koos oma parima, et see start oleks hea. Meil on olnud selline institutsioon, mida nimetatakse koolipidajaks. See tekkis siis, kui saadi aru, et erakõrgkoolina ei mängi välja, riik pani oma õla alla ja loodi omal ajal Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus, mis muutus siis Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuseks. See on see institutsioon, kes on olnud meie koolipidaja. Nüüd nende roll lõpeb. Koolipidajaks hakkab Tallinna Tehnikaülikool. Aga mul on suur palve teile kõikidele. Teeme ühe marulise aplausi sellele hitsale, et nad on olnud meie vastu nii head ja toetajad. Aga ma oleks hirmus tänamatu, kui olles väljendanud tänu sellele, et teie olete nii tublid, ei kiidaks ka neid, kes on teid õpetanud, kes on teid juhendanud ja uskuge mind, väga suur ja siiras tänu kuulub minu poolt teie lähedastele, teie vanematele, teie pereliikmetele, teie elukaaslastele, kes on teid toetanud, sest väga paljudel, ma tean, ei ole olnud ka ainelised olud kõige paremad, nad on pidanud kannatama ja on ka sellest kirjutanud mulle, et nad saaksid võib-olla natukene leevendust ja ma olen proovinud aidata, millega on võimalik olnud. Need inimesed, kelle üldnimetus on lähedased, on teie väga, väga suured toetajad, kes väärivad lugupidamist ja tohutut tänu, et nad on olnud teiega, teie kõrval, teile toeks. Aga ühtlasi ma arvan, et nad tänulikud ka teile on, sest te olete nende ootused täitnud, te olete siin selleks, et saada ka ametlik tunnistus ja tunnustus teie kõikide, meie kõikide ühistele pingutustele. Olge tublid! Aitäh IT-kolledži rektori kohusetäitjale.
Järgnevalt aga kuulutame välja Infotehnoloogia kolledži aasta toetaja 2017. Eesti Infotehnoloogia kolledž tänab suurepärase koostöö eest juhtivat praktikapartnerit, kes pakkus lisaks põnevatele praktikakohtadele ettevõtte külastusi IT-kolledži tudengitele ja on läbi viinud mitmeid loenguid tarkvara valdkonnas kõikidele huvilistele. IT-kolledži aasta toetaja 2017 on... Palun esindajad. Aitäh veel kord IT-kolledži aasta toetaja. Järgnevalt aga tahame tunnustada IT-kolledži õppejõude ja kuulutame välja IT-kolledži aasta õppejõu. IT-kolledži aasta õppejõud 2017 on karm, aga õiglane. Ideaalne õppejõud reaalainete õpetamisel. Õppejõud on igati üliõpilasi toetav ja motiveerib neid aineid omandama. Õppejõu õppemetoodika on sobiv ka kaugõppuritele. Tudengid on tema kohta öelnud, õppejõud andis tudengitele põhjalikku tagasisidet, kõik oli perfektselt läbimõeldud, puhas rõõm oli tunnis käia. Suured tänud saadud teadmiste eest. IT-kolledži aasta õppejõud 2017 on... Kristiina Hakk. Ma kohe ei saa mitte mainida, et lisaks sellele, et tegemist on väga võluva inimesega, on tegemist fantastilise inimesega, sest saada sellist tunnustust ja korduvalt olles matemaatika õppejõud. See kõlab kui muinasjutt. Ole tubli, ole terve, ole tänatud. Järgnevalt kuulutame välja suurepärased õppejõud õppeaastal 2016-17. Selline õppejõud on kaasav ja entusiastlik õppejõud, kes panustab tudengite silmaringi laiendamisse, keda tudengid hindavad kui vastutulelikku, toetavat ja sõbralikku õppejõudu. Õppejõud, kes annab tudengitele kiiret tagasisidet ja kelle õppematerjalid on mitmekesised. Õppejõu loengut rikastavad reklaamipausid, mis sunnivad tudengeid guugeldama ja raamatuid lugema. IT-kolledži suurepärane õppejõud on... Kaido Kikas. Ära mine. Tema on minu naabrimees. Ja tema kabinetis on väga eriilmelised idamaised terroristad. Tema oskab neid idamaiseid võitluskunste ja tal on ka selline ilmamaade ja filosoofia. See on täiesti uskumatu. Ja jätkame. IT-kolledži suurepärane õppejõud 2016-2017 õppeaastal on sõbralik ja konkreetne õppejõud, kes on abivalmis loengute ajal ja samuti ka toetab tudengeid oma vabastajast. Tema loengud on konkreetsed ja õppematerjalid alati hästi läbimõeldud. Tema koordineerimisel on jõudnud lõputööde kaitsmisele 976 IT-kolledži lõpetajat. IT-kolledži suurepärane õppejõud on ka Toomas Lepikult. Ja saalis olijatele teadmiseks, jällegi matemaatik, mulle jääb mulje, et kõige populaarsemaks aineks on meie majas matemaatilised ained. Ei taha kohe kuidagi sellega nõus olla, on teisigi, aga valik on olnud teie, lugupeetud üliõpilased. Midagi pole parata, matemaatika meil on tugev ja au ja kiitus. Järgnevalt soovime tunnustada külalisõppejõude. IT-kolledži parim külalisõppejõud möödunud õppeaastal on väga toetav ja kompetentne õppejõud,
kes oskas tudengitele oma praktilisi teadmisi väga hästi edasi anda. Ta vastas kiiresti nende kirjadele, on igati abivalmis ja soodustab tudengite aktiivset osalemist õppetöös. IT-kolledži parim külalisõppejõud on Mikk Mangus. Mikk on meie kooli lõpetanud ja nüüd ta õpetab siin. Kas pole vahva? Ootan teid kõiki varsti. Ja veel soovime tunnustada IT-kolledži parimat uut külalisõppejõudu 2016-2017 õppeaastal, kes on väga heade praktiliste teadmistega õppejõud, sündinud õpetajaks, innustab õppima ja loodetavasti õpetab meile veel mitmeid õppeaineid. IT-kolledži parim uus külalisõppejõud on Dario Hamidi. Dariot ei paista. Sellisel juhul täname härra rektori kohusetäitjat Peeter Loorentsit ja palju õnne parimatele õppejõududele. Järgnevalt aga kuulame segakoor Nooruse esitusest teost Sirelite aegu. Dirigeerib Maarja Helstein. Järgnevalt saab sõna IT-kolledži 3. lennuvilistlane Agu Leinfeld. Palun. Head lõpetajad, head saalis viibijad, lugupeetud vilistlased, auväärt koolipere, kolleegid, lugupeetud vanemad, auväärt vanavanemad.
Head salvestuse vaatajad! Ajalugu ei tundu ajaloona sellel hetkel, kui ta juhtub. Ajalooline tähendus ja kontekst tekivad alati veidi hiljem. Ometigi seisame me täna kõik selles saalis ja oleme ühe väga ajaloolise sündmuse osaks. Ühe ajaloolise etapi lõpu tunnistajaks. On väga keeruline sellesse hetke panna seda, mida paljud tunnevad. Kuna elus ei ole palju neid hetki ja kohti, kus me võtame korraks aja maha ja tegeleme oma valikute mõtestamisega, siis mingi etapi lõppemine on kahtlemata koht, kus me seda teeme. Palun mõtleme korraks koos minevikust, hetkest, kus me oleme, ja tulevikust. Kõigepealt räägiks ma minevikust. Eesti IT-kolledži virtuaalne jalajälg Eesti IT-hariduse maastikul on kaheldamatult väga suur. Kunagi kolledži poolt alustatud praktilise hariduse andmisest on tänaseks saanud norm kõigi avalike halduslike ülikoolide IT-hariduse planeerimisel, andmisel. Kogu esimese astme IKT kõrgharidus Eestis peab täna sisuliselt saama nii-öelda IT-kolledžiks. Saatuse irooniana peab kolledž selleks lõpetama oma eksistentsi tänases juriidilises vormis. Ma usun inimesena, et see sisu, mis on loodud rohkem kui 1000 õpetatud praktilise spetsialistiga, ja see isiklik suhe ja see vaimsus, mida kolledž kõigil aastaid pakkus, ei ole üleantav liitumislepinguga. Aga ma usun samavõrd, et see üleminek on protsess, millesse me kõik, koolipere, vilistlased, tänased tudengid, peame olema valmis oma õla alla panema. Me kõik peame panustama, et see, mis on loodud, jääks kestma ja elama ka uues vormis. Ajal, kui mina lõpetasin keskkooli, siis kodanikuõpetuse tunnis räägiti oma riiklusest ja need tunnused, mida omale riigile omistati, olid oma territoorium ja piir, oma raha, oma sõjavägi, oma keel, oma kultuur. Täna ei ole paljud nendest omadustest meile enam nii omad. Kui maailm muutub sellise kiirusega, et isegi vähem kui ühe inimpõle jooksul muutuvad need alused, kuidas ühiskond toimib, sunnib see meid üha enam otsimas seda, mis on kestev, mis jääks, ja sunnib küsima, millised on need muudatused, mis elavad üle, mis on need tõeliselt puhtad ja kestvad väärtused. Üheks selliseks väärtuseks kahtlemata on inimesed, kelles on sütitatud tahe. Tahe midagi ise ära teha. Soov korda saata midagi, mis muudaks maailma päriselt paremaks ja aitaks inimesi. Ma tahan täna siin seistes tänada kolledžit, et nad on asja ajanud nii, et paljudes inimestes on sütitatud tahe. Ma usun, et hea haridus on personaalne. Me saime seda kõik ise kogeda IT-kolledžis. Eestlaste hea õpetaja ahertüüp on kahtlemata õpetaja Laur. Õpetaja, kes toetas, julgustas, ning kui vaja, andis oma isikliku viiuli Arnole. Ta oli läbinisti isetu. Selle kooli seinte vahel oli päris palju õpetaja Lauri. Aitäh, õpetaja Laur, et sa tegid selle hariduse saamise isiklikuks. Aitäh IKT-sektori praktikud, kes te jätsite oma vaba aja ning hea tahte ja jätkate igapäevase panustamist, et IT-haridus oleks praktiline. Ma palun teilt aplausi Eesti IT-kolledži õppejõududele ja õppetöös osalenud sektori praktikutele.
Mõni sõna ka olevikust. Hea IT-kolledži kollektiiv. Kahtlemata olete te hetkel suure muutuse keerises. Kahtlemata kaasneb iga muudatusega veidi teadmatust ning hirmu. Tuletan siinkohal meelde vanarahva tarkust. Kui oled kõrini essu sees, ei ole parim hetk lasta nina norgu. Kolledži hea töökas personal, ma soovin, et see hetk siin, täna ja praegu annaks teile jaksu eesseisvate muudatuste suunamiseks nii, et kolledži hea vaim jääks edasi elama Eesti IT kõrghariduses. Ja seda veelgi suuremal skaalal kui seni. Ma paluks aplausi ka Eesti IT-kolledži õppekosakonnale, toetavale personalile ja kogu töökale kooliperele. Aga ärgem unustagem olulist, miks me siia täna kogunenud oleme. See hetk on eelkõige teie, lõpetajad. Te ühinete täna diplomeeritult ühe kogukonnaga. Ma soovin täna rääkida meist siin saalis, meist, meie kui inseneride kogukond. Inimesed, kelle jalajälg Eestis ja kindlasti kogu planeedi ühiskonna muutmisel on suurem kui ühelgi teisel inimgrupil. Nagu rektor ütles, tegeleme lausa jumaliku ametiga. Kes me inseneride ühiskonnas oleme? Mis see meie roll on? Me elame täna maailmas, kus nälg selle maailma domeenimudelite mõistjate, ennustusmudelite rakendajate ja efektiivsuse tõstjate järgi on suurem kui kunagi varem. Kutsekoja läbi viidud uuringud näitavad, et Eesti IKT-sektoris on puudu sama palju inimesi, kui selles sektoris täna töötajaid on. Lisaks on selge, et kogu majanduse edenemine Eestis on tugevalt seotud ka teiste sektorite suutlikkusega hakata oma töömuudatuste kaasama IKT-kompetentsiga inimesi. Kui te mõtlete korraks meie edulugude peale, siis paljud Eesti tõeliselt suureks ja maailmas tuntud teinud nimeks pärinud lugudes on üks muster. See on väärtusahelate murdmise ja muutmise muster. Ühiskonnale muutumise väljakutse esitamise muster. Paljudes nendest mustritest on tänaseks saanud norm ja kõik arvavad, et vanavanemaga Skype'idel suhtlemine nii ongi olnud juba 1000 aastat. Meie ühiskond on innovatiivne tervikuna, mitte ainult infotehnoloogias. Näiteks avaldati värskelt uudis, et juba lähiajal on Eestis saamas esimene riik maailmas, kus päriselt rakendub personaalne meditsiin. Me elame keskkonnas, kus ühe inimpõlvega on tehtud tasa maailmast mahajäämine ning sama lühikese ajaga oleme saanud eeskujuks kogu maailmale. Me võime tegelikult julgelt öelda, et meie elamegi tegelikult ülejäänud maailma tulevikus. Ma julgustan tänaseid lõpetajaid minema Eestist kaugemale, et selles veenduda, aga tulla see kindlasti tagasi, et viia meie kogemust välja ja tuua maailma kogemust tagasi. Meie oleme maailma agiilseima ühiskonna mudel ja agiilseim rahvas maailmas. Selles edus on aga ohud muutuda mugavaks, kaotada oma teravus, on oht kaotada nälg, muuta maailma paremaks. Täna on meie kätes, head insenerid, selle tuleviku kujundamine. Ma soovin teile selle elluviimiseks tõelist nälga, tõelist tahet midagi muuta ja ära teha. Ja tulevik. Head insenerid, me ei arenda lihtsalt tarkvara. Me ei disaini tehnilisi võrke. Me muudame tööprotsesse, tööstust, me võimaldame inimestele parema elu.
palun mõelge sellele, tehes oma igapäevast tööd ja ärge kunagi tehke lihtsalt programme või lihtsalt confige ruuterit või ärge looge lihtsalt andmebaasi. Kõigel, mis te teete, on tähendus, mõju inimestele, meie elule, meie ühiskonnale. Selles kõiges, mida me teeme, peab olema rohkem inimest, vähem tehnoloogiat, kuid maailm ilma tehnoloogiat mõistmata seda kõike kindlasti ka ei saavuta. Esitage väljakutse kõigile, kes ütlevad, ärge mõelge kaasa ja tehke lihtsalt oma itti. Kuigi andmed on meil rohkem kui kunagi varem, on just tehnoloogia arengu tõttu inimeste võimekus prognoosida tulevikku nõrgem kui kunagi varem. Me oleme loodusliku, tasakaalustatud ning harmooniliselt toimiva looduskeskkonna kõrvale loonud inimeste tehtud kunstlikku, inimese piiratud arusaamist ja inimeste reeglitega keskkonna. Meie võimekus meie enda loodut ohjata on suurim väljakutse senises inimeste ajaloos. Me isegi ütleme juba välja, et meie loodu ohjamiseks on vaja midagi enamat kui inimest. Me näeme selle lahendusena tehismõistust. Kunstmõistus tuleb tõepoolest ilmselt kätte varem, kui arugi saame. Mis on meie oma intelligentsus? Saame aru, mida me ise tegelikult maailmast mõistame. Me ei tea täna täpselt. Äkki me seisame hoopis ühe väljasureva liigi tulevaste brigaadikindralite ees, kes püüavad kinni panna meie enda avatud Pandora laegast. Ütlen seda kõike seetõttu, et insenerile peab alatiseks saatjaks olema tunne vastutusest tema loodu toimimise ja mõistmise eest. Insenerid ja eriti IT-insenerid on see osa ühiskonnast, kes on oma soorituse eest paremini tasutud. See paneb meile kõigile ka kõrgendatud ootuse ja moraalse kohustuse olla parem, veelgi parem selles, mida me teeme. Kohustus anda endast tagasi nii, nagu andsid õpetust meile teised tänased praktikud. Ma usun, et hea haridus on veidi personaalne. Selle kogemuse jätkumiseks on vaja paljude tänavaste ja tulevaste praktikute kaasamist. Head lõpetajad, jätkake oma haridusteed. Palun tulge tagasi Eesti IT-hariduse aluste juurde, et aidata seda koos paremaks teha. Olge ise need, kes teevad uutele inseneridele hariduse praktilisemaks ning maailma paremaks. Teeme koos parema Eesti, kohtumisena tulevikus. Elagu IT College, elagu Eesti! IT College'i vilistlast Agu Leinfeldi sõnavõtu eest. Rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu autasustab IT College'i parimat lõputööd. Autasu üleandmiseks palun taas lavale IT College'i rektori kohusetäitja härra Peeter Lorentsi. Rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu on tunnustanud parimaks rakenduskõrgkooli lõputööks aastal 2017 töö, mille autoriks on meie kooli õpilane Tanel Peet. Palun siia. Loodetavasti härra Tanel tuleb oma suurele tunnustusele kunagi teisel ajal järele, aga me liigume oma päevakavaga edasi. Ja päevakava näeb ette selle kõikse tähtsama punkti, ehk et järgnevalt toimub diplomite kätteandmine. Lisaks rektori kohusetäitjale palun lavale veel meie lugupeetud kolleegid õppeosakonnast ja õppejõu Kristiina Haki, kes loeb ette rektori käskkirja. Käskkiri Tallinn, 29. august 2016, 27. jaanuar ja 15. juuni 2017. Vastavalt IT College'i õppekorralduse eeskirja punktile 562 diplom kiitusega cum laude antakse lõpetanule, kes kaitses lõpude hindele 5
ning kelle keskmine kaalutud hinne on 4,6 või kõrgem, ja punktile 6211 seoses õppekava täitmise ja diplomi väljaandmisega anda rakenduskõrghariduse diplom kiitusega cum laude ja eksmatrikuleerida järgnevad üliõpilased. Õppekava IT-süsteemide arendus Sergei Fatejev, Tanel Peet, Margit Scheeler, edu ja õnne viivad, edu ja õnne viivad, viivad. õppekava IT-süsteemide analüüs Lauri Laidna, Matten Mätlik, edu ja õnne viivad, edu ja õnne viivad, viivad. vastavalt IT-kolledži õppekorralduse eeskirja punktile 6211 seoses õppekava täitmise ja diplomi väljaandmisega anda rakenduskõrghariduse diplom ja eksmatrikuleerida järgmised üliõpilased. Õppekava IT-süsteemide administreerimine Ats Aim, Jürgen Erm, Kristjan Hing, Keidi Kruusandi, Estel Kukka, Priit Lume, Veronia Lutter, Marko Mandel, Reigo Mägi, Otto Mätas, Matis Palm, Olari Pipenberg, Elina Prudnikova, Tauno Põitel, Teele Reede, Sven Rekkaro, Kadri Roasto, Jörgen Rootsmann, Ivo Suur, Kaari Salite, Tanel Tamme, Alvar Teearu, Günter Weidenberg, Rain Viilas, Priit Voodla. Edu ja õnne viivad, edu ja õnne viivad, viivad. Õppekava IT-süsteemide arendus Priit Aarne, Henri Aabel, Mart Aabel, Egert Aia, Einar Alliksaar, Alisa Tudinova, Karina Egipt, Erika Ehman, Maksim Korb, Matiko Kabanen, Johanna-Maria Kammiste, Liisi Kitsapea, Jevgenia Kolk, Lasse Kolkanen, Jaan Kruusmaa, Marek Leinjärv, Karin Lepik, Ranno Maripuu, Janno Mäemets, Rene Mändel,
Madis Männik, Hermo Nagel, Mart Naris, Kristjan Pihus, Margus Pärt, Tanel Pääro, Mikk Pürg, Tarvo Reinpalu, Ranek Runtal, Vladimir Rükovanov, Rait Saar, Siim Sarv, Gert Siiner, Aap-Kaur Suvi, Aleksei Suvorov, Meelis Talvis, Praid Torm, Timo Triisa, Timmo Tõnts, Taivo Türmpuu, Jaanus Türmpuu, Raul Valge, Silver Vanamets, Johannes Vatsveld, Tanel Vähk. Edu ja õnne viivad, edu ja õnne viivad, viivad. Õppekava infosüsteemide analüüs Vjatšeslav Antipenko, Rünga Bogdanov, Andres Gavriljuk, Aleksei Korov, Li Haiba, Irina Ivahnenko, Katre Kuklase, Maksim Maškin, Marko Metsoja, Rutt Mägi, Jaan Pakk, Aivar Rebase, Keter Ree, Gerda Spuul, Sandra Suviste, Eeva Tiits, Aleksei Uljanov, Terje Vingisaar, Vanessa Fortein. Edu ja õnne viivad, edu ja õnne viivad, viivad. Õppekava tehnosuhtlus Svea Aniago, Iren Irbe, Edu ja õnne viivad, edu ja õnne viivad, viivad. käskkirjadele on alla kirjutanud rektori kohusetäitja Peeter Loorents. Lõpetajate nimel saab sõna Gerda Spuul. Lugupeetavad ülikooli rektor, õppejõud, vanemad ning eriti kaastudengid, tahan öelda aitäh selle võimaluse eest täna siin seda kõnet pidada. See on mulle suureks auks ja väljakutseks siin esineda, kuna tegemist on viimase IT-kolledži lennuga. 15 edukat lendu üliõpilasi on lõpetanud IT-kolledži, kes on õppinud erinevatel erialadel nii tehnosuhtlust, infosüsteemide arendust, administreerimist kui ka analüüsi. Kõnet ette valmistades mõtlesin nii enda haridusteele kui ka teiste omadele ning leidsin, et pole vahet, kas lõpetad esimest kõrgharidust,
teist või isegi kolmandat. Põhiline küsimus on ikka sama. Mis edasi? Mida ma tahaksin veel õppida ja kogeda? Millised on mu uued väljakutsed ja unistused? Nagu Emanuel Lasker on öelnud, kui näed mõnda head käiku, hakka otsima paremat. See on väga hästi öeldud mõttetera, kuna elus on ka nii, et ei saa jääda loorberitele puhkama ning kogu aeg pead arenema ja uusi asju õppima. Mis saab peale ülikooli lõpetamist? Paljudel meist on hea töökoht juba olemas. Seega jääb küsida, kelleks me saame? Millisteks inimesteks me kasvame ja areneme? Kuidas mõjutavad meid teised? Meil on kõigil üksteiselt väga palju õppida. Nii akadeemilisi teadmisi, vaateid elule, kui ka julgust oma seisukohtade eest seista. Koostöös on palju sünergiat ja edasiviivat jõudu. Siinkohal suur aitäh minu kursusekaaslastele, kellega grupitööd olid nii konstruktiivsed, edasiviivad kui ka lõbusad. Jään siinkohal igatsema meie grupitöid, mis sageli lõppesid poole öö ajal McDonaldsis, kuna kõik teised kohad olid selleks ajaks juba suletud. Tihti tulid just need kõige paremad ideed arutluse tulemusena ning kohusetunne grupi hea töö ja hinde eest pani meid eriti pingutama. Teine minule südamelähedane teema on üldse haridus ja hariduse kättesaadavus. Elades Eestis ei mõtle me üleliia, et mis siis oleks, kui meil puuduks võimalus minna kooli, saada haridus ja seejärel tasuv töökoht. Võtame seda kõike iseenesest mõistetavana. Tudengiprogrammi raames töötasin vabatahtlikuna Brasiilias, kus nägin, et olukord võib olla ka teine. Seal on kahjuks juba sünnihetkel määratud, milline haridustee, kui üldse, saab sellel inimesel olema. Ühiskond ei soodusta vaestest peredest pärit lapsi saama haridust. Kogemus Brasiilias pani mind eriti hindama ja väärtustama elu Eestis ja võimalusi, mis meile siin pakutakse. Tasub vaid julgelt peale hakata ja need võimalused enda kasuks tööle panna. Eesti plussiks on kindlasti tasuta ning konkurentsivõimeline kõrgharidus, millega maailmaturul on võimalik läbi lüüa. Eestis on tähtsal kohal innovatsioon ja tehnoloogia, mis annavad IT-kolledži lõpetajale teatava eelise. IT-kolledži lõpetanu omab head teadmiste pagasit, on edasipüüdlik ja kohusetundlik. Selle tõestuseks lõpetab täna 97 tudengit. Ma paluksin aplausi kõikidele tänastele lõpetajatele. Erilise tänu tahaksin öelda meie vanematele ja meie peredele, kes kõik need aastad on meid toetanud ja julgustanud. Teilt saime need väärtushinnangud ja õpetused, mis on meid siiamaani toonud. Tööta kõvasti ja vii alustatu lõpuni. Need on õpetussõnad, mille mina sain oma vanematelt. Suur aitäh teile selle eest. Suur aitäh ka meie õppejõududele. Teie loengud olid väga põnevad, õpetused asjalikud ja praktilises tööelus asendamatud. Tihti olen tööalastele probleemidele otsinud vastuseid õppematerjalidest ning heldimusega tulevad meelde ka vastavad loengud. Suur aitäh ka IT-kolledži töötajatele, kes alati naeratus näol koridoris vastu tulevad või su probleeme ja muresid kuulavad. Tore on lahkuda koolist kell 10 õhtul, kui valvelauahärra tantsusammul ning suure naeratusega sulle head aega ütleb. Suur aitäh teile selle eest. Lõpetuseks tahaksin öelda kaastudengitele, et ära tegime. Tuult tiibadesse ja uute kohtumisteni. Aitäh kõigile! Suur tänu lõpetajale sõnavõtu eest ja järgnevalt teeme lõpetajatest ühispildi.
ma palun ühispildi tegemiseks lavale ka IT-kolledži õpetajad ja töötajad. Nüüd ma palun veel kord kogu publikul püsti tõusta. Kõlab üliõpilashümn Gaude Amus. Gaude Amus in glorio venestum sumus. Gaude Amus in glorio venestum sumus. Post secundam juventutem, post molestam selectutem, nos haberit humus, nos haberit humus. Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores, vivat membrum qualibet, vivat membra qualibet, semper sint in flore, semper sint in flore. Vivat et res publica, et illam regit, vivat et res publica, et illam regit, vivat nostra civitas, Marcenatum caritas, quenos hic praterit, quenos hic praterit. Suur tänu segakoorile Noorus, ma palun teeme neile suure aplausi. Täname kõiki lõpetajaid ja kõiki külalisi.